Hetkel annavad Iisraeli ja Ameerika väed Iraanis täppislööke, et võimul olevat režiimi kukutada. Ja tapetud on täna siis kõrge usuliider, kes seda Iraani režiimi on juhtinud, aga ka terve rida tema lähikondlasi, komandöre. Ja praegu on siis olukord, kus Iraani rahvas arvatavasti hakkab ära kasutama seda ajaloolist võimalust. Rääkisin täna ka Iisraeli välisminister Gideon Saarega, küsides, et mis need plaanid on ja tema hinnangul järgmised paar päeva saavad olema otsustavad. Nad ei näe seda võimalust, et Ameerika Ühendriigid ja ka Iisrael lähevad nii-öelda sõjavägedega sisse, küll aga nad ütlevad, et on olemas selge opositsiooni liider, tugev opositsioon ja Iraani rahvas, kes nüüd peaks siis selle režiimi kukutama, aga oleme ausad, et sellest ollakse kindlasti väga kaugel. Sest et see režiim on pidanud vastu aastakümneid, kindlasti saab see olema seal kõik väga verine. Me nägime ju peale eelmisi rünnakuid, kuidas moodi režiim oma enda inimeste vastu kasutas ikkagi väga jõhkraid meetmeid ja see kõik toimub täna ka seal. Iisrael, kelle eesmärk koos USA-ga on võimupööre Iraanis, on elanud viimased 2 aastat sõjaseisukorras ja kohalik Harri Naimark ütleb irooniaga, et kahjuks on võimalik ka sellega harjuda. Rahvas üldiselt toetab seda sõda. Sest me kõik saame aru, et tegelikult siinses piirkonnas see kõige suurem kurja juur on Iraan. Ja näiteks väga selgelt tuli see välja, et momendil ei ole Iisraelis vahet opositsioonil ja koalitsioonil. Kõik on nagu ühtne tervik ühiselt. Ja kõik saavad aru sellest, et kui Iraaniga saab asjad ühele poole, siis kogu see piirkond siin muutub. Aga selle esimene eeldus on, et Iraanist peab vahetuma võim. Harri sõnul on sõda pannud tavalise elu pausile, sest suletud on kõik asutused peale elutähtsat taristu ja toidukaupluste. Iisraeli õhuloom on suletud, igasugune lennuühendus on momendil katkenud. Iisraeli lennukompanii Ark ja avas mitte kaugel minu kodust Taba lennuväljast on siis Egiptusest. Niinimetatud päästereisid marsruudil Taba, Ateena, Taba. Nad toovad inimesest, 2 piiripunkti on jäänud Iisraelis lahti ainult ja need on mõlemad siin Lõuna-Iisraelis, kus mina elan, üks on siis Egiptuses ja teine on siis Jordaanis. Muus osas oleme harjunud sellega. Siin nii kurb, seda on võib-olla julm öelda, ka sõjaga võib harjuda. Asi ei ole üldse roosiline ja me oleme režiimi kukkumisest ikkagi veel kaugel. Et praegu on võtnud Iraani president selle juhtimise üle. Kindlasti on rakendatud ikkagi väga kõvasid terrorimeetmed oma inimeste vastu, aga selline vigastatud ja haavatud režiim annab lööke ka ju väljaspoole, nagu me näeme täna, ja see võib eskaleeruda ikkagi regionaalseks sõjaks. Ja see ei pruugi mitte ainult jääda nõnda selles regioonis, vaid mõni pahalane kuskil mujal võib seda hetkega ära kasutada, nii et olukord ei ole üldse roosiline. Nii et meie asi ongi jälgida, et see ei eskaleeruks täiemahuliseks sõjaks selles regioonis. Eestlasi, kes koolivaheajaks on Ühendemiraatidesse sõitnud, on 1500 ringis. Täna on õhuruum suletud ja Välisministeerium palub kõigilt turistidelt säilitada rahu, sest koostöö Euroopa Liidu riikidega inimeste riigist väljasaamiseks käib. Samuti on Ühendemiraatide valitsus lubanud katta lisanduvad kulud, mis tekivad koha peal kauem viibimise erakorraliste lendude organiseerimisega. Infot lubab Välisministeerium lähiajal.